Lambale, eriti jääradele meeldib, aga uttedele ka, kui ütleme, et kui neid siit rinna pealt natukene sügada, siis tal lähevad silmad tagurpidi ja on väga taltsas loom. Enamasti alati põhimine asi, kui me siia tuleme, moostest on, et alati me sööme alati, kui me tuleme. Ja siis nad mängivad siin midagi, et tead pättust. Mis head sööki te siis sööte? Ei tea, enamasti mingi supp. Küpsiselputre. Lambalihaga. Kas te armastate lambaliha? Jah. Tal on nagu lamba maitse ja rasvane on. Lamba lõhn on ja siis on rasvane ka. Mõni laps ei söö lamba keelt ka. Ütlevad, et see on praht. Viskavad kõik minema lamba keele. Aga teie ei viska? Sööte ära ja on nämm-nämm. Paula, tule sealt jäära juurest ära. Paula, vanaisa ei taha, et sa jäära juures ja jäär ei ole kõige sõbralikum. Tule ära siia poole. Muidugi, et lapsed vajavad hoolt ja armastust ja käimist ja siis, kui ei saa söötmisega hakkama, siis lisasöötmist täpselt samamoodi talledega. Ja ühteviisi on ka niimoodi, et tallele annad pudelist piima ja lapsele annad pudelist ja lapsele on antud ka tallele kuuluvat piima, kui mingid paremat pole käepärast olnud, nii et on nad lambapiima saanud nii kui kasahidki. Nii et aga silmad ei ole päris piluseks läinud veel. Lammas paneb su liikuma, aga sa pead teda hooldama, annab sulle võimaluse liikuda, olgu. Siis lambalt pead sa pügama aastas korra või 2, oleneb siis sellest lambatõust. Nii, siis sa pead mõtlema, mis sa selle villaga teed. Villa pesed ära, sealt saad lõngad, saad tekid, saad padjad alla, saad vildi. Kõik on meil olemas. Kui tahad vildi, paned alla, kui tahad, teed endale juurta, eks ole, mida keegi siis soovib, siis läheb lammas mihklipäeval tapule, eks ole. Siis sa saad sealt, kõigepealt saad sa vere sealt. Veres teed sa siis kõik verivorstid ja verikäkid, mis sa teed, see saab ka ära võetud. Ja siis tuleb põhiliselt liha ja lihast teed sa kõik tooted ja sööd ja meie pere on lambalihasööjad, aga on ka sellised lambakasvatajad, kes ei söö ise lammast, aga meil läheb ta hästi söögiks. Selga jalga käivad sokid, kampsunid, need on nii tavalised, et selle peale ei tulegi. Kasukad, mütsid, sallid, kindad, kõik riietuse. Lähme teeme lammastele ka jõuluid. Anne porgandeid ja paneme suure kuuse keset platsi püsti. No nii. Lambad söövad jõulupuu ära. Lambad söövad jõulupuu ära, jah. Ookad söövad kõik ära ja see ronivad otsa ja jäävad sinna. Jaa, küll, jah. Jaan pane kampsun ka selga. Kampsun ka, näed, Jaani kampsun on siin. Jaan kardab ja külma. Aga Jaanil on niisugune suur kampsun, et sinna mahub 2 Jaani sisse. Vanaisa peab aitama Jaani. Jaan nüüd magama kampsunit selga poole. Tobi, ei, lähme koos. Tere, Paula! Joosep! Oi, Jaan ka! Jaagup, kes on kõige nimi on Kaarup? Kaarup tuleb, jah, Kaarupil niuke karvamüts peas. Kui tore! Ei saagi aru. Liisa, me lähme just lambaid söötma. Õige lähen, jah? No muidugi. Meil on suusad ka kaasas. Suusad ka, aga me lähme seekord koeraga. Enne kuule, võta kelk ka seal. Kelgu? Sellega on siuke lugu, et meie oleme kooslammastega, mis meile lambad annavad selle eest? Villa, mis veel? Liha. Nahka. Vot, mis veel? Patti, tekke, matratseid. Aga mis veel? Mäegi, mis tuleb lammastest ka. Jõuluaegus viiakse lammastele meelehead, et nad nii tublid on olnud ja siis
õunu ja vilja. Õunu sööme me praegu sellel aastal ise, aga me viime neile kaera. Tobi! Näe siia, Tobi! Tobi! Tubli. Peale selle, et Tobi hästi lambaid karjatab, on ta meil muidu tubli. Praegu ei ole nii kõva see. Pea. Lükkama peab. Ei, pea, Tobi. Koer teeb hea meelega tööd ja ega see border collie on sõbralik loom, aga koer, aga lambad respekteerivad teda. Hop. Ei, lama. Nad on vist harjunudki kogu aeg, et meie lambad on väljas ja nad ei olegi selle peale tulnud, aga võib-olla on küsinud ka, sest meil tavaline vastus on niimoodi, et lambal on ju kasukas seljas ja sa paned ka talvel kasuka selga. Ja siis küsitakse, et kas jalad näiteks lamastel kardavad külma, aga siiamaani me ei ole küll täheldanud, ka alla 30 kraadist külma on olnud ja nad on seal oma heinasöömise jääkide peal kogu aeg kõhul olnud ja ega ta siis väga ei liigu ega käi ringi, kui tal on kehv tuul või külm või. Tubli. Aitate õigeks lükata või? Võrralda ilma peal hoidma. Ma panen siia ära. Et ega nüüd suurt saa nüüd kinni hoida. Iga hommikul peab, et saad kaeraelve putru. No nüüd tulevad need sööma, ega siin vist muud ei ole. Tobi siia, tule siia, Tobi. Tobi siia, tule siia. Tule siia. Lapsed, tulge eemale, laseme nüüd. Tule siia, Tobi, siia. Lambad sööma. Eesti tumedapealine tõug see on juba üks 50 aastat. On nõukogude aja alguses tunnustatud tõug Eestis 2 tõugu on Eesti heledapealine ja Eesti tumedapealine. Ja neid parandatakse nagu erinevate parandaja tõugudega. No ja siis me peame otsustama, milliseid jäärasid kasutada oma nagu need uutede. Mul ongi nüüd üks peavalu, et siin enne või jõuluaegus käib nende paaritusgruppide lambateadus ütleb, et haaremite moodustamine. Et see, milline jäär milliste uutedega kokku lasta, see on nuputamise värk, ega see niisama põle. Muidugi lastakse seda ka nii kui vabapaaritus teha, aga siis on tulemused ütleme, et mitte nii välja paistvad. Ja olude sunnil me jäime siia maale elama ja kuivõrd siin ümber olid maad ja ma arvasin alguses, et lambad on ju laisamehe loomad, saad kaua magada ja ei pea nagu lüpsma ja võimlema selle piima ja jammaga ja sead jälle rõhivad ja neil on muud ebameeldivad omadused. Et olgu lambad, aga nüüd ma vaatan, et ega vist vahet pole. Kas lambad või lehmad üks vile kõik, nii et kui midagi teha hästi, siis see on see, mis on minu võimuses teha hästi. Kõiki lammad on niisugused, ütleme, esemestunud niisugused mõtted, sest seda võib ka vaadata kui loomingut, kui te kujutate ette mingit Rodini või Michelangelot, kes hakkas kivist poissi välja toksima, siis ta pidi seda oma silmade ees ette nägema, milline see tuleb või vähemalt tuleks. Ja sama lugu on ka lambaga. Kui ma nüüd aretustööga tegelen, siis ma pean mul on mingisugune peas mingi pilt, et milline ta peab siis lõpuks olema. Paraku need maatööd on seotud ilmaga või õigupoolest
selle kohaga, kus me elame, et päeval tuleb teha neid töid, mida saab päeval teha, loomadega reeglina ei talitata muul ajal, kui ikka päike paistab, või ütleme valgel ajal. Aga nüüd, kui suurtootmine on, see ei ole nii, et on isegi ju seadus, et me peame tule ära kustutama mõneks ajaks. Ma ei tea, kas kanalates seda tehakse, aga ma olen lugenud mingit eurodetektiivi, kus öeldakse, et lambad peavad, kui nad laudas on mingi aeg pimedas olema. Neil oleks seal hea olla ja võib-olla omi asju või mõtteid mõelda. Siin on vahel inimese ja looma vahel. Vanajumal on inimesele hinge andnud, kas see on õnneks või nuhtluseks, aga loomadel on lihtsalt toss. Ja võt see on niisugune asi, meie elame mitte ainult sellepärast, et me nagu sööme ja teeme maatööd, aga hingeõnnistus ka. Ega see aeg läheb ju ruttu ja meie see talu on tegelikult natuke vanem kui meie praegune vabariik, aga paar päeva tagasi hakkasin ma mõtlema, mõnikord tuleb mõtteid pähe ja siis mõtled neid. Et minu vanaema elatas ennast kunstkäsitööga ja ta kudas kindaid ja tal oli isegi hüüdnimi, poisid panid, neil oli, kuivõrd oli 2 vanaema, siis üks oli nendest kuke vanaema ja teine oli koa vanaema. Aga see tuli mul alles praegu paar päeva tagasi ette, et pergela, see on ju veres kuidagi moodi. See lammastega mehkeldab mine ekspuha, kas on villa või nahkadega või lihaga või ükspuha. Ikka lambad on see nagu siduv punkt põlvkondade vahel tuleb välja. Ja, et meil on, ütleme, et ikka 3 elu selle talu sisse küll kulunud, nii et ega see päris tühitähi pole, aga taluvärk on selles mõttes nagu erinev sellest nii-öelda aktsiaseltsidest ja muidu tulundusühingutest, et seal on töös mitu põlvkonda korraga. Ja kanad õpetavad tibudele nokkimist, et selles mõttes on talu nagu nüüd öeldakse tiimitöö. Alles laua peale selle kuuse laua peale. Kas see tuleb suur või väike? Väike. Jõuluõhtul on ikka tore, kui saab ju olla kuuse all. Aga et meil on kassants ka, siis alguses me teeme kassantsule jõulupuu, väikse jõulupuu ja pärast läheme toome suure jõulupuu. Aga seda väikest tuleb ka ehtida. Vanaisa leidis lume alt ühe siukse kuuse. Aga vaatame, kas me saame teha temast kassi jõulupuu. Kass ei ole kade, ta lubab meil ka olla jõulukuuse ümber, väikse kuuse ümber. Proovime, see asi on... Kass ei oska ju luuletusi. No muidugi ei oska. Luuletusi kassi, miks ta ei oska? Kass oskab ilusti nõuguda ja siit. Kass ütleb kassi keeles, sa ei saa aru. Miau. Nii. Nüüd me peame mõtlema, see vist meeldib kassile küll. Ma arvan. Peame mõtlema, kus me selle sätime, paneme siia sisse. Või vaata, kas see peab. Küll ta peab. Hurraa! See sobib väga hästi. Kassi jõulupuu on püsti. Võt vaita. Meil pole siin lambaid. Väga hea. Kas te teete lammastele ka jõulu? Äge! Kõige kõrgemal tipust. Ei. Mägi oinas sarvidega. Oota, siin on veel, ega kõik vist ei
aga mahun ka sinna peale punase lõuna. nüüd on küll niisugune lugu, et Piparkoogi küpsetele. jõulupuu upakilile on jah. Millast ei tohi ühtegi asju puutuda. Sina ka tahad panna, me juba panime. Nagu lumi oleks teada. Ärge nii tihedalt toppida. Siin on punane puu. No, nüüd on kohe näha, et lambakasvatajad on jõulupukk peavad. me teeme jõululõhna ka või? Vanaisa teeb jõululõhna ka veel. Millest need lambaehted on siin need ehted? Ehted on kõik lammastelt saadud, näed sa, villast kõik. Lumi on tehtud villast ja päkapikud ja õunad ja Aga see Ja on nüüd vist ongi. ainult värvitud kass. vill. Ikka värvitud vill, ega siis punaseid lambaid ei ole. See on ju valge, see ei ole värvitud. See ei ole värvitud, jah. See on meie lammastelt saadud. et kui nüüd on kuusk ehitud ja meil on kõigil sellest hea meel, siis on ju meil pime aeg praegu. Panen tuled kustu. ja siis pannakse kuusel küünlad külge, et see pime aeg oleks valgem, sest see Jeesuse sünd on ju üks vägev värk ikka. no vaatame, kas saame maailma valgemaks. noh, vaat ma ju, see on minu tarkus nüüd hiljem, ega siis öeldakse, et isa tunneb isarõõmusid alles 40-aastaselt. et mina olen nüüd vanaisa rollis ja 10 päkapikule olen ma jah, vanaisaks ja et nende ja lammastele olen ma nagu peremees. et mis nendel ühist võib-olla oleks see, et noh, seal reeglina ikka see hea sõna võidab ikka võõra väe, et üleliigne niisugune press ei anna neid tulemusi, mida soovid ja siis pead alustama uuesti. nii et need, ja eks muidugi lambad hakkavad sind kartma ja lapsed ka lõpuks, nii et ega siin mul on ehitatud ju küll kaevatud vanaisa lõksu siia õue peale, nii et ju on põhjust olnud, aga ikka poiste jussidega on nagu jäärikutegagi, et ega seal paljal sõnaga ka nagu väga võõrast väge ei saa, et poisijussid ikka tahavad koerust teha. ja jäärikud tahavad küla peale minna, nii et ühed koerused kõik. Häid pühi! Peate vist veel harjutama? Käed taskust välja. Häid pühi! korraga. 1, 2. Emma, tule ka. Häid pühi! Oli piisavalt tugev või?